tere, tere! Mina jälle siin raamatuga Lahutuseta suhted. Nii, ja täna on 10. peatükk ja kustutuslause. Et ma lubasin eelmine kord, et ma uurin selle kustutuslause õige versiooni ülesse, aga sain ainult ingliskeelse. Et eestikeelset ma ei ole saanud. See, kes mulle ingliskeelse andis, ta ütles, et ta ei oska päris täpselt seda tõlkida, sest ta on kogu aeg seda ingliskeelset lauset kasutanud. Teatavasti väga paljud kasutavad ingliskeelt, aga kuna minul on ingliskeel natuke nati, siis ma tahaks ikkagi eestikeelset lauset. Aga hea küll, hakkame siis lugema. Kustutuslause. Mis on universumi aluseks? Energia. Igal universumi osakesel on oma energia ja teadvus. Energia on see aine, mis võimaldab toimuda igasugusel muutusel. Energia on kõikjal, energia on vahelduv ja võimeline soovi korral ise muutuma. Kõik seinad paistavad esmapilgul tahked, aga teadus on meile tõestanud, et see pole nii. Selles, mida meie kutsume tahkeks aineks, on nähtavasti rohkem tühja ruumi või osakesi. Seinamolekulid liiguvad ja vibreerivad pidevalt ning meie lihtsalt ei vibreeri sellisel sagedusel, mis võimaldaks meil seinast läbi kõndida. Sama põhimõte kehtib ka siis, kui meie elus on mingi tõke. Oleme ise kõike aeglustanud, et me ei võiks vibreerida takistusega ühel tasandil ja sellest läbi astuda. Kõikjal elus, kus sellised tõkked esinevad, aitab puhastuslause meil need tõkked olematuks teha, et saaksime otsustada mõne teise valiku kasuks. Abivahend on kustutuslause. Arvame, et sõnadel on mingi tähendus, sest me ise oleme neile tähenduse andnud. Aga tegelikult on sõnad olemuselt vaid energia. Energiat on võimalik sõnadeks teisendada ainult sel põhjusel, et sõna energia ning sõna ise ongi üks ja sama asi. Need on sõnad, mis moodustavad kustutuslause. Nii, nüüd on siin eestikeelne kustutuslause ja see on see algne variant, et siit on osad sõnad puudu. Aga ma loeksin ingliskeelse. Right and wrong, good and bad, pock and pop, pot and pock, all 100. Shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Mida me nende sõnade kasutamisega tegelikult teeme? Kui me millegi kohta küsimusi esitame, kutsume seeläbi esile energia, mis on meid tupikusse ajanud ning seejärel hävitame ja teeme selle energia olematuks puhastuslause abil. Me palume energial minna loomispunkti. Inglise keeles on POC, point of creation. Ja hävitamispunkt on POT, point of destruction. Destruction. Ma väga ei oska hääldada, aga destruction. Et see energia lahtuks ja kaoks. Puhastuslause sõnad on otse kui lühipöördumine selle energia poole, mille saamist sa palud. Me lausime puhastuslause küll sõnadena, aga muutusi tekitab tegelikult energia, mitte sõnad ise. Sa ei pea puhastuslauset täielikult lausest aru saama, et see toimiks, aga kui tahad selle kohta rohkem teada, võid leida raamatu lõpust puhastuslause täieliku selgituse. Access erineb enamikust meetoditest, mida proovinud oled, sest me ei püüa sulle pakkuda endapoolseid vastuseid ega panna sind meelt muutma. Me kõik teame, et see ei toimi. Sina oled ainus, kes suudab avada need vaatenurgad, mis on su tupikusse viinud. Access võib sulle pakkuda abivahendid,
mis teevad selle ettevõtmise lihtsamaks, näidates sulle, kuidas energia muutub. Kõik meie valikud aitavad realiseerida seda universumi ja teadlikkuse energiat, millest kujuneb meie elu. Selline su elu hetkel ongi. Igaühe esimene keel on sõna otseses mõttes energia. Kõik, mida sa ütled, mõtled ja teed, loobki sündmusi sinu elus. Kas on olemas hea ja halb energia või on kõik lihtsalt üks energia? Kõik on lihtsalt üks energia. Meie enda arvustav olemus on see, mis paneb meid teisiti mõtlema. Pole sellist energiat, mis oleks meile kättesaamatu, kui oleme otsustanud seda endale teadvustada. Kustutuslause kasutamiseks esita küsimus, mille eesmärgiks on esile kutsuda energia, mis on sind tupikusse viinud, ning kõik see, mis on energia tulemusena tekkinud või end selle energia taga varjab. Küsimuse esitamise järel lausu või loe puhastuslauset, et energia tühistada ja seda muuda. Mida rohkem sa puhastuslauseid kasutad, seda sügavamale need pääsed ning seda rohkem kihte ja tasemeid sinus avada aitavad. Siin on üks näide sellest, kuidas asi toimib. Sa mäletad, kuidas me arutasime kirglikke suhteid ja seda, kuidas kirg põhjustab kannatusi. Ühe konkreetse küsimusega võid sa lahendada palju suhteid kaasnevad hädad, kui oled valmis seda meetodit kasutama ja selgitama, mis tekitab sinus kergema tunde. Küsimuse esitamine kutsub esile energia, mida tuleb seejärel endale teadvustada ning mille võid puhastuslausega kõrvaldada. Kõigepealt küsi, kas ma olen oma kaaslast tapnud rohkem kui tema mind? Kumb vastus tundub sinu jaoks kergem? Nüüd küsi, kelle kord on tappa kaaslane meie praeguse eluea jooksul? Kas minu või tema? Kumb vastus tundub kergem? Nüüd võid sa selle energia kõrvaldada, öeldes, ma ütlen lahti, taganen ja loobun kõigist kohustustest ning tühistan, hävitan ja teen olematuks kõik kohustused, mille koheselt peaksin seda kättemaksurada jätkama. Terve igaviku. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all and hundreds, shorts, boys, bovads, creation, bases and beyonds. Puhastuslause võib tunduda absurdselt liigsõnaline. Selle eesmärk ongi su mõistus lühisesse ajada, et võiksid näha kõiki valikuvõimalusi. Kui sa olukorrale lahendust ei leia, siis mine selle energiaga kaasa. Seda tehes pole võimalik eksida. Kustutuslause kasutamisega lood sa täiesti teistsuguse ellusuhtumise. Alguspunkti tagasijõudmine. Heida pilk oma elule ja vaata, kui tihti oled sa korranud ühte ja sama lugu, aga erinevate tegelastega. Küsid muudkui endalt, miks ma küll alati sellesse punkti tagasi jõuan. Ligi 90% sellest, mis sind ajendab, põhineb neil otsustel, mille langetasid mõne teise eluea jooksul. Kustutuslause aitab seda olematuks muuta, et võiksid teha teistsuguse valiku. Kui kasutad neid abivahendeid ja protsesse, hakkad looma endale teistsugust tulevikku ja elu. Sa ei lase enam end mõjutada teistel inimestel, asjadel, sündmustel ega millelgi muul. Otsustad hakata kellekski, kes loob endale pidevalt uusi valikuvõimalusi, selle asemel, et võidelda mingite asjade poolt või vastu. Kui sa valid poole, mille eest võidelda, lood sellega vastandlikkust. Kui satud lõksu vastandlikkuse kätte, siis pole sul ka valikuvõimalusi. Pot ja pokk tähendavad seda, et peaksid meenutama neid kordi oma elus, mil võtsid vastandliku vaatenurga, mis nõuab säilitamiseks tohutut energia hulka. Kui sa neist vaatenurkadest lahti lased, ei ole sul enam vajadust nende energiast kinni hoida. See tähendab, et sul on nüüd oma elu loomiseks kasutada rohkem energiat. Mida rohkem sa oled valmis muutuma, seda rohkem
ette ja pokki sa kasutad ning selle tulemusena koguneb energia sinu selja taha nagu laviin. Sul on rohkem energiat, sest sa ei võitle selle vaatenurga vastu. Ei kasuta seda energiat enam iseenda vastu ega hoia seda luku taga. Energia on nüüd sinu jaoks saadaval oma elu kujundamiseks. Teisisõnu, kui sa ütled, tahaksin endale seda saada, siis edastad sa selle soovi universumile ja kutsud soovitava asja enda juurde. Ning seega tuleb kohale. Kui sa millegi puhul poti ja poki kasutad, muutub see konkreetne valdkond sinu jaoks selgemaks ja sa tunned sellega seoses suuremat kergust. See juhtub silmapilkselt. Mõne aja möödudes ilmneb aga midagi muud, mis hakkab sind tüütama nagu klähviv koer ning sina taipad. Ma pean lahendama veel ühe probleemi. Tein on enda sõnul kasutanud Accessi abivahendeid ja protsesse rohkem kui 10 aastat ning iga päev kergitab pead vähemalt üks uus klähviv koer. Seega pöörab tähelepanu elu erinevatele valdkondadele ja asjad lähevad muudkui paremaks. Ta saab elult üha rohkem lusti, raha, kõike, mida vaid palub. Ära kasuta neid abivahendeid, kui sa ei taha oma ellu muutusi tuua. Küsi ja sulle antakse. See on üks piiblist esitatud tõdedest ja see on üks piibli põhialuseid, mis tegelikult ka toimib. Lisaks aitab see selgitada, miks puhastuslause samuti toimib. Aru kaotamine. Ole tänulik, kui see väljend sinu mõistuse jaoks loogilisena ei tundu. Su mõistus suudab defineerida üksnes su reaalsuse piiranguid. See on kaalutlussüsteem, mis määratleb ainult seda, mida sa juba tead. Meie oleme siin selleks, et su mõistus puhtaks pühkida ja anda sulle puhas leht. Kui oled kõrvaldanud mõistuse kui oma elu reguleeriva süsteemi, saad sa hakata elama lähtudes vaid teadmisest. Meil kõigil on olnud selliseid hetki, kui teame ühe sõrmenipsuga koheselt kõike ja ütleme, kui lahe. Kas suudad end näha sellises positsioonis? Ei. Kui sinu mõistus ka päriselt toimib, siis miks pole sa muutnud end juba kõigist neist probleemidest välja mõelda? Kui sa midagi tead, siis on see teadmine viivitamatu ega nõua välja nuputamist. Sinu hullul mõistusel on olemas kõik vastused küsimustele. Kuidas luua piirangud oma reaalsuses? Sinu loogiline mõtlemine õigustab kõiki su tegusid ega tee midagi selle heaks, et luua piirituid võimalusi. Kui sina muutud, muutuvad ka teised. Naljakaim asi kõige selle juures on see, et sina teed ära kogu töö, aga kõik inimesed sinu ümber muutuvad samuti. Kui sa muudad oma vaatenurki, muutuvad ka inimesed, kellega sul on side, sageli ise seda teadmata. Tundsin üht naist, kes oli käinud paljudel Accessi kursustel ning ühel päeval ütles ta mulle, ma ei suuda seda uskuda. Ütlesid, et isegi kui ainult mina selleks vaeva näen, muutuvad kõik mulle lähedased inimesed samuti ning see oligi tõsi. Viimased 5 aastat suguvõsa kokkutulekutel käies on tavaliselt olnud nii, et esimese 10 minutiga puhkeb kellegi vahel kähmlus ja keegi on sunnitud vihasena lahkuma. Keegi ei suhtle kunagi omavahel ning päeva lõpuks kõik lihtsalt vihkavad üksteist. Ma käisin äsja taas suguvõsa kokkutulekul ja seekord said kõik omavahel läbi. Kõik olid õnnelikud ja mina rääkisin 1,5 tundi oma isaga, kellega ma polnud varem vestelnud kauem kui 15 minutit korraga. Kõik ütlesid, et see oli kogu meie suguvõsa kõige imelisem ühine sündmus. Kuid mina olen ainus inimene, kes on selle nimel midagi teistmoodi teinud. Veider, kuidas see asi toimib, aga just nii see toimibki. Sina küsid, mis küll muutus? Vastus on sina. Nii, sellest kustutuslausest siis nüüd. Ja nüüd tuleb siis muutumise valimine.
Me kõik elame vaba tahte universumis, mis tähendab, et võid teha mis tahes valikuid. Võid valida midagi sellist, mis su ellu panustab ja seda avardab. Ning võid valida ka midagi sellist, mis su elust asju kõrvaldab ja seda piirab. Kuidas see asi täpselt toimib? Kui ma abiellusin oma nüüdseks endise naisega, ütles ta, et talle ei meeldinud mu sõbrad. Seega võisime suhelda vaid tema sõpradega. Kuna olin teinud valiku temaga abielluda, kõrvaldasin oma elust kõik vanad sõbrad. Oli see tark tegu? Ei. Kui tegin valiku abielluda, ei taibanud ma, et ta nõuab minult sõpradega suhtlemise lõpetamist. Tema vaatenurk oli selline, et ükski neist sõpradest polnud meie tutvuse vääriline. Ma ei saanud enam rääkida oma sõpradega, keda olin aastaid tundnud, kui ma just ei teinud seda abieluväliselt ega loonud nendega suhet, millel polnud naisega mingit seost. See oli ainus viis, kuidas võisin nendega mingitki suhet säilitada. Lõpuks jõudsin ma elus sellisesse punkti, kus mõistsin, et mind ei eksisteerinudki minu ja mu naise vahelises suhtes. Näiteks helistaksin talle ja ütleksin, kuule, kas võiksime ühe mu sõbra õhtusöögile kutsuda? Tema vastaks seepeal alati. Ei, ta ei meeldi mulle. Siis helistaks ta mulle 10 minuti pärast tagasi ja ütleks, ma kutsuksin ühe oma sõbra nädalavahetuseks meile. Ega sa vastu ole? Lõpuks hakkasin taipama, et minu vaatenurk ei lugenud üldse. Minu soovid olid tähtsusetud. Aja jooksul olin ma endast kõrvaldanud üha rohkem osi, et meie suhe oma naisele vastuvõetavaks muuta. Tema universumis ei olnud aga mingit lubamist minu valikute suhtes. Iga valiku tegemisega lisad sa oma ellu uusi asju, ühtlasi kõrvaldad vanu. Vaata lähemalt oma tehtud valikuid ja küsi, mida see valik mu elus kõrvaldab, mida see mu ellu lisab. Teadvusta endale, millised on sinu valiku tegelikud tagajärjed. Inimestel pole tavaks suhete kohta otsuseid langetada teadlikkusest lähtuvalt. Nende otsused põhinevad hoopis teiste inimeste vaatenurkadel. Sama hästi võiks kanda riideid, mis su kehakujuga ei sobi. Kas sellised riided näeksid sinu seljas välja head või pigem naeruväärsed? Sellised riided jätavad sinust naeruväärse mulje, aga sina arvad, et näed hea välja, sest kõik teised kannavad samuti selliseid riideid. Sa vaatad kõiki teisi ja ütled, paistab, et nemad suudavad selles elus toime tulla, aga mina küll ei tunne, et seda suudaksin. Mul on tunne, nagu ei kuuluks ma üldse siia. Ma ei tea, kuhu ma sobin. Ma ei tea, kuidas seda kõike teha. Võib-olla mõistavad need teised inimesed midagi sellist, mida mina ei mõista. Püüad küll välja nuputada, kuidas teha asju sarnaselt teistega, et võiksid elus midagi õigesti korda saata, aga sind ei saada samasugune edu nagu teisi. Ja miks? Sest sa langetad valikuid lähtudes kellegi teise vaatenurgast. Ja nüüd on abivahend. Kuidas ma selle lõin? Iga sinu tehtud valik aitab luua su reaalsust. Iga sinu tehtud valik loob ühtlasi nii seda elu, mida praegu elad, nagu ka sinu tulevikku. Kui sa pole oma looduga rahul, siis küsi, kuidas ma selle lõin? Väga hea küsimus. Mitte, et ma oma eluga rahul ei oleks, aga mind ikkagi huvitab see, mis minuga eelnevalt juhtus. Kuidas ma selle lõin? Kust tulid need minu valitud 10 sekundit teadvusetust, mis sellel teoks lasid saada? Kui sa seda endale teadvustad, on sul 2 valikut. Võid sellesse suhtuda arvustavalt ja hävitada igasuguse võimaluse luua midagi ainulaadset. Või esitada sellise küsimuse nagu, mida ma tahaksin selle juures muuta ja hakata ainulaadseks. Sinu valikud loovad selle erinevuse.
päris hea. Mida ma tahaksin selle juures muuta? Loeme edasi. Kloaagi valimine. Kas tead, mis on kloak? Kloak on koht, kuhu läheb pärast vetsupotist alla uhtumist kogu väljaheide. See on hulpiva sita bassein. Selles 10%-lises võimete kloaagis elabki enamik inimesi. Kohe selle kõrval asub 990%-line puhas bassein. Miski pärast ei ole selles puhtas basseinis mitte kedagi. Kas tahaksid siis edasi ujuda kloaagis või oled sa valmis välja ronima ja proovima seda 990%-list basseini? See bassein on väga mahukas ja selles on suurel hulgal väga puhast vett. Vees pole mingit kloori, sest pole ju vaja lisada kloori basseini, kuhu mitte keegi ei pissi. Sellise olukorra kõige veidram külg on olukorra lihtsus. Roni kloaagist välja, astu 2 sammu ja roni puhtasse basseini. Nüüd läks midagi tööle. Oh. Meie. Meie aga käitume nii. Ma ei saa. Lihtsalt ei saa. Ma ei saa iial kloaagist välja ronida. Miks mitte? Esiteks on kõik su sõbrad sinuga koos kloaagis. Issand, see pani küll midagi tööle. Miks tahaksid sa küll kõik teised sitajonid hüljata? Püüame selle kirjelduse sulle edasi anda võimalikult värvikalt. Lootused, et see kujutluspilt kinnistub su peas ning jätab oma jälje, et võiksid öelda. Oh, sõbrad ja kloaak, vabandage mind. Ma lähen nüüd sinna, lähen ujuma sellesse puhtasse basseini. Teie aga lõbutsege siin. Tšau, paka, hiljem näeme. Kloaak on sinu mugavustsoon. Tead seal sita keskel ujudes, et sa oled elus ja kõik on täpselt nii, nagu peab olema. Kõik selline on sinu valik, siis palun väga. Kas see valik teeb suga õnnelikuks? Ei tee. Siis ära seda valikut tee. Paraku nõuab puhtasse basseini minek sinult ühte asja. Valmidust ära kasutada neid inimesi, kes kloaagis ujuvad. Puhtasse basseini minek ongi nende inimeste ärakasutamine. Pead olema valmis seda tegema, sest vastasel juhul oled sunnitud sita sees edasi ujuma. Kas sa pole juba väsinud sita sees ujumisest? Kas sul on selline vaatenud, et puhta basseini valimine ei ole teiste vastu lahke ega õiglane? Kelle vaatenurk see päriselt on, kui elad oma võimete ülejäänud 990% piires? Siis ületad niikuinii kõigi teiste seatud piirid. Seega kasutad sa neid ära hoolimata sellest, mida täpselt teeb. Kõik sinu teod tähendavad teiste ärakasutamist, sest sul ei ole olemas rasket elu. Sa ei vali endale elu kloaagis. Kui hakkad elama oma võimete ülejäänud 990% piires, validki sellist tulenevalt automaatselt puhta basseini. Kas taipad, kui palju vaeva oled sa näinud, et vältida selle 990% kasutamist? Ja nüüd ma jätan selle pooleli, sest siit tuleb pikem jutt, aga minul saavad lugemisminutid kohe läbi. Tore oli, nalja sai, päris hea mõttekoht. Nii et kes tahab kloaagist välja tulla? Ilusat kolmapäeva õhtut teile.